Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere imelist taaskordset õppimisneljapäeva. Kõigepealt, täna siia kohe alguseks ma tahan välja tuua, et meil on toimumas väike muutus meie õppimisneljapäevadega. Nimelt me hakkame õppimisneljapäevi edaspidi tegema üle 2 nädala. Ehk siis üle nädala põhimõtteliselt, mitte üle 2 nädala. Et meil tekib selline rütm, kus meil on üle nädala on õppimisneljapäevad ja siis hakkab juunist ka üle nädala toimuma meie vestlussari siis Tunne Inspiraatorit. Et iga nädalal on siin grupis ikkagi live, aga lihtsalt me hakkame vahelduma neid, mis laivid meil toimuvad. Niisiis, aga täna ma võtsin sellise teema, millest ma tegelikult olen tahtnud tükk aega rääkida. Miks ma ei ole sellest rääkinud, on see, et ma ei ole tundnud, et ma olen jõudnud selle õige vastuseni. Aga siis ma sain aru, et sellel ei olegi õiget vastust, nii et täna me räägime tasakaalust. Ja ma kindlasti, nagu ma siin ka välja tõin, et ma ei ole leidnud õiget vastust, mis asi see tasakaal täpselt on. Aga mida ma tahan täna jagada, on mõned sellised arutlused, mille peale ma ise olen siis tulnud selle vastuse otsingus. Ja tõenäoliselt see aitab sul ka paremini võib-olla aru saada, mida tasakaal tähendab sinu jaoks. Sest et üks asi, milles ma kindel olen, on see, et tasakaal meie kõigi jaoks tähendab meie oma spetsiifilises olukorras midagi erinevat. Ja see, mida ma jagan, võib lihtsalt olla sinu jaoks see alustala, mille baasilt sa saad enda mõtteid edasi arutada ja vaadata, mis tähendab sinu jaoks siis tasakaalus elu. Kõigepealt üks asi, mis mulle tasakaaluga on selline mõttesse tulnud, on üks selline huvitav metafoor või pilt, mida mina kasutan väga tihti, kui ma enda jaoks seda tasakaalu kirjeldan. Kui tavalises olukorras tasakaal kui sõna võib tuua nagu mõttesse, et see peaks olema justkui nagu staatiline koht, kus olla. Et see tasakaal on see koht, kus nagu midagi liigub, me olemegi tasakaalus. Nüüd, kuhu mina olen jõudnud oma arusaamaga, on see, et sellist staatilist kohta meie elus tegelikkuses ei ole. Ja kui meie definitsioon tasakaalust tähendab seda, et me peame otsima seda staatilist kohta, kus kõik on justkui nagu täiuslikult tasakaalustatud, siis see on see koht, kus me tihtipeale satume pettumuse otsa. Sest et seda kohta lihtsalt ei ole. Me inimestena oleme muutuvad, meie elud, meie keskkond on muutuv ja alati on justkui mingisugune skaala meie elus. Selles, kus see tasakaal tekib, eks ju, tasakaalu samamoodi kaalul on seal mingisugune skaala, mida ta järgib ja just kui see skaala keskpunkt peaks siis olema see tasakaal. Skaala ikkagi eksisteerib. Sellega ma olen nõus, aga mida mina näen on see, et meie elu, kuna ta on nii muutuv, siis see tõeline tasakaal on meil vaja leida selles liikumises. Ja kui sa mõtled, kui ma laps olin, siis minu jaoks mulle meeldis ühte tüüpi kiik. See ei olnud mitte see, kus sai lükata, vaid need kiigud, kus olid mõlemal pool, sai olla siis üks inimene ja sai põhimõtteliselt kiikuda siis sellisel viisil. Ja see kiik oli minu jaoks nüüd on tekkinud selline võrdlus tasakaaluga, sellepärast, et kui me vaatame selleks, et lõbu saaks olla tolle kiigu peal, on meil vaja seda, et meie kaal erinevates skaala otsades liiguks. Ja elus ma näen, et on tegelikult samamoodi. Selleks, et elus oleks lõbus, et elus oleks põnev olla, on meil samamoodi, mida meil on vaja teha, meil on vaja hoida seda liikumises. See tähendab, et
kummagi nagu skaala ots ei ole hea koht, kus olla. Sellepärast, et kui me peame selle kiigu peal nagu ise seda liikumises hoidma, siis meil ei ole seal kahes otsas inimest, eks ju, kes seda nii-öelda siis tasakaalustab vajalikul hetkel või annab oma raskust üles või siis annab seda raskust allapoole. Ja nüüd, et hoida seda põnevust, tähendab seda, et ma ei saa olla seal keskel. Ma ei saa olla seal keskel, sellepärast, et keskel tekib staatiline paus, ehk siis nagu midagi ei liigu. Nüüd elus ma näen seda, et me tihtipeale peamegi lihtsalt vahepeal liikuma ühele poole, vahepeal liikuma teisele poole, et see tasakaal tekib, et see liikumine tekib. Nii et see definitsioon võib-olla, kuhu mina jõudsin oma tasakaalu vastuosa otsingutel ühes pooles, on see, et tasakaal on tegelikult liikumine. Ja selleks, et hoida seda kiiku liikumas, ei saa me kummalegi poole nagu liiga kaugele minna. Sellepärast, et kui me oleme liiga kaugele kuskile otsa ära vajunud selles skaalas, siis on raskem panna see teine ots jälle tööle. Et see ideaalne tasakaalupunkt on tegelikult see, kus me läheme natukene ühele poole ja siis läheme natukene teisele poole. Sest elus on need erinevad hetked, kus meil tekivad justkui nagu sellised vastandlikkused. Inimesed on vastandlikud oma olemuselt, nagu meie sees on omadusi, mis omavahel on justkui nagu vastandud poolustel. Ja selleks, et me saaksime olla need inimesed, et me saaksime seda rõõmu sellest vastandlikkusest, tuleb hoida neid liikumises. Mingil hetkel on mul seda vaja, mingil hetkel on mul rohkem vaja seda endast välja tuua. Et see on see, mida mina olen kasutanud enda jaoks selle asja siis nii-öelda kirjeldamiseks, et mida tähendab minu elus tasakaal. Ja just ongi siis see koht, et kui ma tunnen, et ma olen liiga palju ära vajunud ühele poole, ehk siis kust ma saan aru, et ma olen liiga palju ära vajunud ühele poole? Rahulolematus. Et minu jaoks nagu see tasakaal tegelikult, mis annab mulle märku, kas tasakaal on olemas, on see, et kas ma tunnen ennast hästi või ma tunnen rahulolematus, sellepärast, et rahulolematus on minu jaoks kohene sümptom, kui ma olen hakanud liiga raskelt ühele poole vajuma. Reaalsus on see, et meil on samal ajal kiigub mitu skaalat, et kui me mõtleme, et meil on elus nagu need erinevad vastandlikud omadused, siis me justkui tegelikult tasakaalutame 100 erinevat kiiku oma elu ajal. Aga see, või rohkem kui 100 raudselt. Aga kõik nagu see sümboolika minu jaoks teeb seda nii palju lihtsamaks, et aru saada, et okei, et tasakaal ei ole see, et ma otsin mingisugust kindlat kohta, kuhu seisma jääda. Võt, kuidas leida tasakaal nende vastandlike omaduste vahel, mis minu elus on, sest et need on vajalikud teatud hetkedel minu elus. Näiteks mul on vaja seda kergeusklikkust mingitel hetkedes, et minna asjadega edasi, kui mul on vaja liikuma saada. Teine pool on see, et ma lähen asjadega natukene liiga palju liikuma ja ei suuda enam otsustada, mida me tegema peame, tekib see üleküllus, siis on mul vaja tuua seda konkreetsust sisse, mul on vaja seda 2 jalaga maa peal olekut sisse rohkem tuua. Ja mõlemad need omadused minus, kuigi nad võivad tunduda vastandlikud, need on vajalikud, sest et erinevad situatsioonid vajavad erinevat lähenemist. Et ei tasu ka nagu karta, kui sa praegu tunned, et mingisugune sinu omadus, iseloomu omadus või olek, sa tunned, et see on väga negatiivne, siis tegelikult see ei ole mitte midagi muud kui see, et sa oled võib-olla natukene liiga palju ära kaldunud selle skaala sinna ühte otsa. Ja vastus, kuidas nagu jõuda sealt tagasi sellesse heasse tundesse, tasakaalu tundesse, on see, et meil tuleb aru saada, et mis see on, mis seda tasakaalustab. Mis on see teine pool minus, mida ma ei ole praegu fookusesse toonud, mis on hakanud nagu lihtsalt ära kaduma, sest et ma olen pannud liiga palju raskust sellele poolele. Ja ma korra loen siit ka, ma juba küsisin ka siin chatis, et mis see tähendab sinu jaoks elus tasakaal ja ma korra loen ühe definitsiooni veel välja, mis siit tuli kommentaari, et tunda õnne täiel määral, selleks peab tundma enne ka õnnetu olemist, et inimese psüühika püüab alati tasakaalustada ja
nagu see on teine pool tegelikult, mis toob selle tasakaalu tegelikult selle sama definitsiooni nii palju paremini välja, ongi see, et meie elus on vaja ka neid hetki, kus me justkui nagu ei tunne ennast nii hästi selleks, et me saaksime, eks ju, näha väärtust selles teises pooles. Nüüd loomulikult meil on võimalik, kui me suudame hoida seda teadlikkust ja nagu tuletame endale meelde, mida see tunne meie jaoks tähendas, kui me olime seal natukene nagu süngemas kohas, siis see võimaldab meil hoida seda tasakaalus olemist, seda head tunnet kauem ka sellel teisel poolel. Et üldiselt see tasakaal on alati olemas. Ja see on kõikide asjadega elus, mis ma näen, kuna minu jaoks tasakaal on justkui nagu loodusseadus. Alati eksisteerib tasakaal, mis tähendab seda, et kui sinu elus juhtub midagi, mida sina hindad negatiivseks, siis alati tuleb sellest välja või sinu elus hakkab toimuma midagi, mis tegelikult on sellele tasakaalustav positiivne jõud. Et see on jällegi minu jaoks see arusaam, see uskumus on aidanud mul palju lihtsamalt, palju rohkem kohal olla nendes hetkedes, kus ma tunnen, et okei, et see ei ole kõige parem koht, kus olla. Mul on halb olla siin, aga mida see teeb, on see, et ma ei lähe nii sügavale sinna sisse, sellepärast, et ma suudan hoida seda nii-öelda kolmanda osapoole kõrvalt vaatamist ja ma näen seda ka väljast poolt. Mis tavaliselt, sest et kui sa nüüd nagu mõtled, et sa oled muidu seal kiigu peal, aga kui sa suudad korra tulla nagu välja, kui sa suudad aru saada, et alati on teine pool ja sa võtad selle kolmanda osapoole vaate ja siis sa vaatad seda, et okei, millise kiigu peal sa oled, mis skaala peal sa oled tollel hetkel. Et praegu sa näed, et see kiik on nagu kaldunud sinna ühele poole, siis kui sa vaatad seda kõrvalt, siis võib-olla sul tuleb paremini silme ette ka see, mida see teine pool on. Mida see teine pool sümboliseerib sinu jaoks? Kust poolt tuleb see õnnetunne sinna juurde? Ja ma ei ütle ka see, et see on jälle nagu see üks versioon skaalast, et see, et me hindame, et siin on nagu meie jaoks natukene negatiivsem tunne versus positiivsem tunne, aga väga palju on ka skaalasid, kus seal ei ole nii-öelda otseselt negatiivset või positiivset tunnet, võt on lihtsalt see, et see negatiivsus ja positiivsus, ma ütleks, et see ükskõik millisesse skaala otsa sa lähed, siis sa võib-olla tunned, et seal tuleb nagu liiga palju seda poolt nagu sisse ja siis tuleb see tasakaalutuse tunne. Aga ei pruugi üldse olla, et sa kirjeldad seda positiivse ja negatiivsena, sest olgem ausad, see on ka lihtsalt skaala, mille otsas me oleme ja me tegelikult ise otsustame, mida see meie jaoks tähendab. Et tõesti, kuna me kipume unustama, eriti kui me oleme olnud sellistes olukordades, mis on meie jaoks negatiivsed, mida rohkem aega läheb mööda, seda rohkem, eks me unustame ära, mis oli see tunne olla seal skaala otsas. Ja tead, mis elu paneb meid uuesti tagasi sinna vahepeal, mitte nii kaugele, kui hästi läheb, et sulle tuleb ikkagi meelde. Aga selleks, et tasakaal oleks, selleks me ikkagi nagu käime seal mõlemal pool. Ja see on vajalik. Nii. Aga üks tähtis teema, mis ma tahtsin, see on tasakaaluga väga seotud. Aga see mõte nagu tuli mul tegelikult nüüd viimaste nädalate jooksul, kus ma hakkasin seda enda jaoks lahti defineerima, on see, et mida tähendab sinu jaoks 100% pühendumine. Ja miks see teema on tasakaaluga seotud, on see, et väga tihti, kui me vaatame enesearengu teemalisi asju, eriti nagu selliseid, kus on nagu hästi selline, ütleme, ma ütleks, et rohkem meesenergiale võib-olla kaalutletud see, et kuidas nagu olla edukas oma asjade tegemises, siis hästi palju me näeme seda, et kui palju on vaja panna pühendumust ühe asja sisse ja seda teha. Ja miks see mul nagu tasakaalu teemaga tuli üles, et ma olen olnud ka selle skaala põlemas otsas, ehk siis nagu olnud hästi fokusseeritud, pühendunud ühele konkreetsele asjale. Ja siis versus see teine pool, mis minu jaoks on muutunud nüüd järjest tähtsamaks, on see, et kuidas anda 100% niimoodi iseendast, et ma ei ohverda muid tähtsaid väärtusi või asju oma elus. Nüüd loomulikult mingil määral
ma näen seda, et mingil määral, kui me oleme 100% pühendumises ja tahame midagi luua, siis midagi me ikkagi anname ära. Ja see midagi võib olla see, et me teeme seda tõesti oma halbade harjumuste arvelt, eks ju. Me teeme seda nende asjade arvelt, mis tegelikult ei teeni meid, see on nagu see ideaalne juht. Aga tihtipeale nagu selles mentaliteedis, et edu jaoks 100% pühendumus ja panna fookus ühes suunas, meil võib see kaasa tuua ka mingisuguseid ohverdusi siis nendest asjadest, millest me tegelikult seda ohverdust tuua ei taha. Ja ma tahtsingi selle tuua tegelikult aruteluks. Te võite minuga kaasa rääkida, kes te siin praegu laivis vaatate ja kes te ka salvestust vaatate, võite oma mõtted panna kommentaari. Aga ma toon siis korra need 2 skaala otsa välja. Üks on see, ma täiesti olen olnud selles kohas, kus ma näen väga selle kasu. Ehk siis kuidas, kui panna 100% oma pühendumus ühes kindlas suunas. Niimoodi, et see on justkui nagu mingil määral selline kinnisidee sinu elus. Et see on see, mis ma pean tegema. Ja ma mäletan väga hästi, kui ma käisin raamatuid müümas, siis kogu see keskkond, mida see tähendab panna nagu 100% pühendumine ühes suunas. Põhimõtteliselt on see, et kõik areng, mida sa teed, on selle nimel, et see üks fookus käima saada. Ja tollel hetkel meil oli see, et kõik, mida me õppisime, kõik see, mis oli siin üles ehitatud, oli loomulikult selle fookusega, et suvel hästi raamatuid müüa, et luua nagu see tulemus. Ja seal oli selles suhtes kõik need asjad, mida me õppisime, olid ka suuremas kontekstis loomulikult kasutatavad. Seal oli väga palju nagu enesearengut, aga justkui nagu kõik see eneseareng, mis me tegime, oli selleks, et toetada seda ühte konkreetset eesmärki. Ja see oli periood, kus tegelikult see mingil määral lihtne. Mingil määral on ta lihtne sellepärast, et sul ongi üks fookus. Ja üks fookus on alati lihtsam kui see, et sul on mitu erinevat asja, mida sa tahad tasakaalustada. Nüüd see teine pool, kuhu mina nagu järjest rohkem, see oli justkui nagu see, et ma tahan jõuda sellesse ideaalsesse elustiili, kus mul on võimalik siinkohal võib-olla võtta aega iseenda jaoks, anda aega oma pere jaoks, oma abikaasa jaoks sellisel viisil, nagu mina tahan seda anda. Ja samamoodi nagu paljud muud asjad, eks ju, minu tervis, minu äripool ka loomulikult, eks ju, et ettevõtjana meil tihtipeale on see koht, kus meil võib olla raske tasakaalustada selles olukorras nii-öelda kõike seda muud, mis meie elus käib ja siis meie ettevõtjana seotud erinevaid eesmärke ja seda fookust. Ja ma olen ettevõtjana olnud ka selles kohas, kus justkui tundubki, et kuna mina olen minu ettevõte olen mina, siis põhimõtteliselt kõik see areng, mis ma teen, see mõjutab, eks ju, minu ettevõtet, seal ei ole nagu võimalust, et see ei mõjutaks. Aga teine pool ongi see, et kui palju on see, mida ma saan sinna sisse panna ja see küsimus lihtsalt tekitas mul selle nagu mõttelõnga jooksma, et aga kas see siis tähendab, et ma ei panusta 100% või mida see tähendab, et ma panustan 100%? Kas 100% pühendumus tähendab seda, et ma tõesti nagu lähen kõik sisse sellele ühele asjale ja kõik teised asjad muutuvad teise ja kolmanda järguliseks? Või on minust 100% pühendumise andmine ka sellises olukorras, kus ma tasakaalustangi neid kõiki asju? Ja kas ma sain sellele küsimusele vastuse? Ei, aga mida ma tegelikult, kuhu ma jõudsin, on see, et tõenäoliselt mõlemas pooles on see, kus ma saan öelda, et ma olen 100% pühendumisega seal juures. Jah, paratamatult üks asi, millega ma 100% nõustun, on see, et kui ma panen fookuse ja selle nii-öelda 100% pühendumuse ühele suunale, tulemused on paremad. Vaieldamatult ma tunnen, et sealt need tulevad kiiremini ja seal on suurem tõenäosus, et need tulevad palju võimsamalt. Versus see, eks ju, kui me jaotame oma fookust ja tähelepanu. Et see on ka põhjus, miks
see on asi, mida ma ikkagi nagu pooldan ettevõtluse alustamisel, miks mitte võtta mitut erinevat fookust ka ettevõtlusega, sest et olgem ausad, kui sa hakkad oma ettevõtluses alguses võtma juba mitut fookust, sul on elus muud fookused samamoodi. Kui palju sul jääb üldse energiat, et midagi seal edasi arendada. Et see on üks asi, mis meil tuleb nagu siis vastu võtta või arvestada sellega, et jah, ma saan anda 100% pühendumust, ma saan selle anda kas ühes suunas või ma saan selle jaotada ära asjade vahel. Ja ma pean sellises olukorras aktsepteerima seda kohta, et kui ma jaotan seda fookust, siis see tulemus ei pruugi olla nii võimas, ei pruugi tulla nii kiiresti ja see vajab nagu palju rohkem järjepidevust selles olukorras. Kui meil tuleb see üks fookus, siis meil on tõenäoliselt võimalus näha neid tulemusi palju kiiremini, mis tegelikult toidab meie motivatsiooni jätkata. Ja mõlemates kohtades ma näen, et see 100% pühendumus meil on alati olemas, lihtsalt kas ta on ühes suunas või jaotatud suunas. Ja vahepeal see paneb mind mõtlema, et huvitav, et kui ma praegu paneksin 100% oma pühendumust selles ühes suunas, mis juhtuks? Ja kuna ma olen nüüd hästi harjunud natukene selle teise poole elustiiliga, kus ma olen hoidnud seda tasakaalu oma eraelu ja ettevõtluse vahel, siis on raske nagu sellest lahti öelda, sest et justkui nagu, eks ju, asjad toimivad ka selles pooles. Aga samas alati nagu selline see edasipürgiv inimese osa minus tahaks teada, et mis nüüd juhtuks, kui ma paneksin praegu selles uues arenenud, rohkem teadlikumas endas selle pühendumuse ühes suunas, mis kõik oleks võimalik, sest et ma panin selle fookuse, kui ma alustasin oma ettevõtet, kes minu lugu teavad, siis see oli see koht, kus ma olin just liitunud ühe mentorlusprogrammiga, kus ma pidin igakuiselt maksma $1500, mis tegelikult tähendas minu jaoks, et ma pidin põhimõtteliselt järgmiseks kuuks 3-kordistama oma sissetulekut, siis selles olukorras ma panin kogu oma pühendumuse selle asja käima saamisele. Ja kui palju mu elu muutus 3 kuuga, 6 kuuga ja aastaga, seda ei andnud võrreldagi sellega, mis see oli. Ja teades, et see muutus oli võimalik nii lühikese perioodiga, kui ma muidu arvasin, et ma 10 aasta jooksul ka ei jõua selle asja. Teades seda, kui võimas on panna fookus ühte suunda, siis tekib ikkagi vahepeal see kihelus, et äkki prooviks veel millegiga. Aga jaa, see tasakaalu teema on minu jaoks väga paeluv. Leida nagu erinevaid viise, kuidas seda enda jaoks paremini kirjeldada, kuidas märgata ja kuidas kasutada seda teadmist nendes hetkedes, kus see rahulolematus tunneb, see aitab mul tuvastada need kohad, kust ma selle rahulolematuse tagasi rahulolusse tuua saan. Nii. Nii et ja, ma loen siit veel ühe kommentaari. Aitäh, Jaanus, et sa kommenteerid väga, väga põhjalikult. Et minu kui karjäärinõustaja ja psühholoogiliselt teadliku mentori jaoks on tasakaal seisund, kus inimese elu erinevad osad, töö, eraelu, vaimne, füüsiline tervis, suhted ja eneseteostus on omavahel kooskõlad ja täiesti nõustun selle sõnastusega ka, et see ongi, eks ju, see, mida ma näen, et on tähtis luua ja see on justkui nagu see, mille poole me kõik tahame liikuda selles tasakaalus. Aga samas nagu ma näen, et see on natukene see pool, kus mingil hetkel meil on need fookused hästi jaotatud. Nüüd reaalsuses, kuidas tegelikult nagu selles olukorras, kus sul ongi erinevad asjad elus, sa tahad, et see tasakaal oleks sul erinevate valdkondade vahel elus, siis mida seal tähendab tasakaal? Kas seal ma näen seda, et kõik asjad ei ole meil kogu aeg võrdselt seal esindatud igas elu hetkes selleks, et tasakaal saaks olla? Selleks, et nagu me tunneksime seda rahulolu, kui me tunneme, et
tervis nagu vajaks natukene parandamist, siis me paneme natuke sinna rohkem fookust, võtame millestki muust ära, mis praegu juba jookseb. Ehk siis siin on see koht, kus me tulevad need mitu erinevat kiiku, eks ju, mida me peame tasakaalustama ja siis me näeme, et too kiik nagu hakkab veits ära kalduma, siis ma lähen selle juurde fookusega. Ja siis sa näed, et mingi teine kiik hakkab jälle nagu kuidagi liiga palju ära kalduma jälle vales suunas, siis me lähme sinna oma fookusega ja see nagu omakorda on tegelikult see tasakaalu loomine, see on oma kiik nagu see, et ma teatud hetkedel oma elus pööran rohkem tähelepanu mingile eluvaldkonnale, sest et see on praeguses eluhetkes minu jaoks tähtis rahulolu loomiseks. Et see on see nagu, mida ma näen kas selles olukorras tasakaaluga, et see tasakaal kindlasti ei ole see, et me oleme justkui staatilises olekus kõigi nende eluvaldkondadega. Ei, kõik need eluvaldkonnad on liikumises. Absoluutselt kogu aeg. Ja samamoodi ka meie fookus nende vahel on liikumises. Ja kui sa sellest aru saad ja kui ongi see, et kui sa lased lahti sellest ootusest, et kõik peab olema kogu aeg täiuslik, iga nagu nüanss, siis sa tegelikult lood endale vabadust ja sa nagu ühendad lahti ennast sellest kinnisideest, et see tasakaal peab olema staatiline ja sa hakkad nägema seda õnne selles liikumises ja tasakaalu juhtimises siis erinevate valdkondade vahel oma elus. Et see on see, mis ma näen, et on minu jaoks väga hästi toimima hakanud, see arusaam, see selgus ja mingil määral lihtsalt visuaalne kirjeldus selle kohta ja aidanud mul aru saada et okei, praegu sellel hetkel on liiga palju see kalduvus läinud selle tervise poole pealt sinna poole, et ma tahan seda teisele poole natukene üle viia. Et need on tähtsad kohad meie elus, kus lihtsalt nagu väike nagu selline mõttemuutus või vaatenurga muutus, mida sinu jaoks tähendab tasakaal, võib muuta juba päris palju sellist, millist rahulolu sa sellest elust tunned. Aga sellega ma sain oma mõtted jagatud ja aitäh, kes te ka siin kaasa kommenteerisite ja kui sa vaatad seda järgi, siis loomulikult kommenteeri ka enda mõtte selle koha, mida sinu jaoks tähendab tasakaal. Ja praegu, kui sa oled seda vaatamas, siis jäta mulle siia kommentaar, mida sa õppisid praegu tasakaalu kohta? Mis oli sinu jaoks võib-olla selline värskendav nüanss? Võib-olla see ei olnud sinu jaoks uus, aga võib-olla see oli hea meeldetuletus sinu jaoks. Mis on sinu jaoks praegu sellest vestlusest või arutelust uut värskendavat tasakaalu kohta? Ja kuidas sa enda jaoks seda kasutama hakkad? Nii et selline väike mõttearendus siis tasakaalu teemal ja loodetavasti ka sinu elus see tasakaal saab, selle nägema õppimine aitab sul luua ka palju rohkem rahulolu igas olukorras oma elus, sest et tasakaal on alati olemas, ükskõik kummal pool sa oled olemas, sa tead, et seal on alati see teine pool, millega sa saad seda asja tasakaalustada. Aga sellega imeilusat nädala jätku teile ja kohtume minuga nüüd 2 nädala pärast, aga Arminiga siin veel järgmine nädal ka. Tšau! Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega, sest üheskoos saame me aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.